Kaitseväe andmetel ei läbi 72% noortest ajateenistuse alguses Kaitseväe kehaliste võimete kontrolltesti miinimumtulemusele. Kui sina ei jaksa kaitsta, kes siis kaitseb? Koostöös Kaitseministeeriumi, ERR-i ja Kaidor Kahariga sündis 6-osaline saade Tippvormis, mis käsitles ausalt ja ilustamata meie reservväelastest meeste ja naiste füüsilise vormi hetkeseisu. Näitasime treenerite abiga, et kõik on võimalik. Panime saate eetrisse ka ETV Plussi ekraanile venekeelsena. Tegime saatele kutsetega eellinastuse Apollo kinos, kus saates osalejad andsid oma kommentaare, kuidas neile tagantjärgi see projekt meeldis. Te näete, kuidas käib üks korralik kätega võrdlus? Võin näidata. Hommik Anuga saates rääkis endine tippsportlane ja praegune mereväe spordiinstruktor Eneli Kutter reservväelaste füüsilisest tervisest. Kus me oleme? Raadio 2. Lükkasin 20 ära, Verdi kood. Tere hommikust! Eneli, tere hommikust! Tere hommikust! Televisioonis ja Ringvaates rääkisid saatest Kaidor Kahar, Ruslan Trotšinski, Ilmar Raag ja Artur Rehi. Nemad olid ka meie kampaania seekordsed mõjuisikud, kellest mitte keegi lisatutvustamist ei vaja. Ilmar ja Artur said enda tegemiste võimendamiseks lisaks somele ka vlogid Postimehe keskkonnas. 46 kätekõverdust sai tehtud, see on juba 6 korda rohkem kui 3 nädalat tagasi. Kaasamine ja ise järgi proovimine on väga oluline. Selle jaoks tootsime unikaalse ringirändava kaitsetahte installatsiooni, kus igaüks sai järgi proovida, kui raske on kaitseväelase seljakott ja kui palju lõuatõmbeid tema hetkevorm teha lubab. Kaitseväe digilaigus-installatsioon rändas ringi mööda suuremaid kaubanduskeskusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Rakveres. Loomulikult tegime somes suunavaid postitusi, et igaüks installatsiooni kaubanduskeskusest üles leiaks. Terviseteemalised sooduspakkumised meie partneritelt MyFitness, Sportland, Apotheka, Iconfit, Marat, Kalev Spa, Synlab ja Confido. Spordivägi äpis toimus loosimine kõigi kaitsevõime testi sooritanute vahel. Loosi läksid MyFitnessi pääsmed, digilaigus vitamiinid, Kalev Spa kinkekaardid, tervisekontrolli tasuta külastused ja palju muid sporditegemisega seotud auhindu. Kõik tegevused telesaatest kuni mõjuisikute ja installatsioonini välja juhatasid inimesi Spordivägi äppi, kus igaüks sai ennast teistega võrrelda ja treeningkavasid tasuta ise kasutada. Parandada oma tulemust, parandada Eesti kaitsevõimet. Kampaania jõudis läbi erinevate kanalite 700 000 eestimaalaseni ja sai maksmata meediat 350 000 euro eest. Lisaks võime tõdeda, et miski on hakanud muutuma Eestis laiemalt. Üle pika aja on hakanud alkoholi tarbimine Eestis vähenema juba 2 aastat järjest. Lisame üheskoos väele väge!